Järgnevalt püüame rakendada siis eelnevalt jutuks olnud valguse murdumisega seotud seaduspärasust, mis siis lihtsustatumalt kokku võttes kõlas järgmiselt. Optiliselt hõredamasse keskkonda, see tähendab keskkonda, kus valgus liigub kiiremini, jääv nurk on alati suurem. Nii et kui optiliselt hõredamasse keskkonda jääb langemisnurk, siis on langemisnurk suurem murdumisnurgast ja kui optiliselt hõredamasse keskkonda jääb murdumisnurk, on see suurem. Jagasin teiega ka dokumenti, mille pealkirjaks on siis ülesanded valguse murdumine keskkondades, aga kuna kõigil ei pruugi olla väljaprintimise võimalust, siis nii nagu me ikka oleme teinud, siis püüame joonistada endale vihikusse sarnasema joonise. Ja alustame siis sellest, et kirjutame vihikusse pealkirja ülesanded valguse murdumine keskkondades ja selle pealkirja alla siis suurelt ja silmnähtavalt lause, millega me siis seda videot alustasime, ehk siis optiliselt hõredamasse keskkonda, kus valgus liigub kiiremini, jääv nurk on alati suurem. Ja alustame siis oma joonise tegemisega. Ja üsna lehekülje keskele joonistame siis ühe sirge, mis kujutab meile siis keskkondade eralduspinda ja jäägu sellest ülespoole optiliselt hõredam ja allapoole siis optiliselt tihedam keskkond. Ehk siis sellest joonest ülevalpool liigub valgus suurema kiirusega ja sellest joonest allpool liigub valgus väiksema kiirusega. Ja umbes 40-kraadise nurga all laseme siis siia eralduspinnale langeda valgusel, mis tuleb optiliselt hõredamast keskkonnast. Nagu ikka, märgime langemispunkti, joonistame ristsirge ja märgime peale langemisnurga. Ja praegusel juhul ei olegi isegi väga tähtis see, kui suur see langemisnurk on. Me joonistasime ta ju üsna umbes, noh, nagu ma ütlesin, umbes 50 kraadi võiks see
langemisnurk siin olla. Küsimus on selles, kuidas joonistada murdumisnurka, mida me tähistame siis kreeka tähega gamma. Ja siin tulebki nüüd mängu meile see lause, mis jääb refräänina tänast teemat saatma. Optiliselt hõredamasse keskkonda jääv nurk peab olema suurem. Kuna meil on optiliselt hõredamaks keskkonnaks eralduspinnast ülesse poole jääv keskkond, siis tähendab see seda, et alfa peab olema suurem kui gamma, sest hõredamas keskkonnas olev nurk peab olema suurem. Ja kui sa nüüd kasutad malliga mõõtmist, siis erinevus võiks olla umbes 10 kraadi. Ehk siis kui meil on siin alfa 50 kraadi, siis joonistatav gamma peaks olema sellest 10 kraadi võrra väiksem ehk umbes 40 kraadi. Aga saab ka palju lihtsamalt. Kuna me ei tea päris täpselt, milline on siis seos alfa ja gamma vahel, vaid me teame seda, et alfa peab olema suurem, siis selle gamma joonistamiseks võime me siis lihtsalt võtta ja murda seda valgust ristsirge poole. See tähendab seda, et me fikseerime ära langemispunktist esialgse levimise suuna ja me tõmbame siis seda joonlauda ristsirge poole nii, et nurk gamma oleks sellest alfast väiksem. Ja reegel on siis see, et mida suurem on nende nurkade vaheline erinevus, seda rohkem erinevad ka kiirused esimeses ja teises keskkonnas. Aga jah, see 10 kraadi erinevus on piisavalt suur. Ja teeme kohe siia otsa ka teise joonise, kus siis toimub üleminek optiliselt tihedamast keskkonnast optiliselt hõredamasse keskkonda ja eralduspinnaks on siis taas tasapind. Nii et võtame siis ja teeme järgmise joonise. Nii et lehekülje keskel, et meil oleks mõlemal pool piisavalt ruumi. Joonistame siis sirge, mis tähistab siis eralduspinda. Ja nüüd jääb siis sellest pinnast
ülespoole optiliselt tihedam ja allapoole optiliselt hõredam keskkond ja peame siis meeles ikka seda lauset, et optiliselt hõredamasse keskkonda jääv nurk on alati suurem. Ja seekord on siis see kiir siin pinna suhtes umbes 65 kraadise nurga all, nii et kes tahab, et tema joonis oleks võimalikult sarnane selle väljaprindiga, siis võiks siia märkida peale kiire, mis on selle pinna suhtes. Umbes 65 kraadise nurga all. Aga jah, eks ole, me teame, et hõredamasse keskkonda jääv nurk peab olema suurem. Aga eks ole, nurka me ei mõõda mitte pinna ja kiire vahelt, ärme anna sellele ahvatlusele järgi, vaid nurka me mõõdame ikkagi kiire ja ristsirge vahel. Nii et me peame joonistama ristsirge. Eks, ja kuna nüüd jääb hõredamasse keskkonda langemisnurk, siis, murdumisnurk, siis peab murdumisnurk olema langemisnurgast suurem. Ja jällegi võiksime me siis mõõta, eks ole, see on siis umbes 25 kraadi ja järelikult nurk, mis jääb siis siia hõredamasse keskkonda, peaks olema vähemalt 35 või 40 kraadi. Aga me üldiselt ei pea mõõtma, kui just ei ole kästud. Vaid, eks ole, me võime siis ära fikseerida selle algse suuna ja nüüd peame siis murdma seda kiirt ristsirgest eemale. Ja nii oleme me siis kujutanud joonisel olukorda, kus murdumisnurk, gamma, on langemisnurgast suurem.